Rapla kardinal toimus Raha 24 Eesti kaardispordimeistrivõistluste 6. etapp, kus jätkus ka sel korral pingelisi momente ja närvipinget pea kõikidesse võistlusklassidesse. Lisaks eestlastele lõid kaasa veel ka naaberriikide võistlejad ja nii lehvisid Raplas 6 riigi lipud. Tundub, et see eestlaste korraldustase on praegu hea ja kindlasti on see Baltimaade parim, aga üks, millega me alla jääme, on näiteks rajad. Kui võrrelda kandava rajaga, mis on ikka Euroopa tasemel täiesti tegijärada ja kas Malinin Kai Leedus, siis ega meil midagi praegu sellist vastu panna ei ole. Kui nüüd Tabasalu peale loodame päris tugevalt, et seal on nüüd uued tugevad jõud on taga, et see rada sai seal rekonstrueeritud ja kindlasti ma usun, et järgmiseks kevadeks on seal ka juba ehitused peal, et see saab olema ehk meie lipuläev nii kaua, kui jõuame ehk Pärnuni. Üheks põnevamaks kujunes Rotax Juniori finaal, kus asus starti 14 noort ja vihast kiiruse kummardajat. Eelfinaalis tegi endale elu raskeks Jüri Vips, kes põrkas viimases kurvis kokku Venemaa meistrivõistluste liidri Andrei Jatšenkoga ja oli sunnitud võistluse katkestama. Jüri, räägi nüüd, kuidas sõitsis sinu prillid läbi paistis? No, jõudsin 4. kohale, eelviimasel ringil läks minust mööda. Eelviimases kurvis sõitsin ma temast jälle mööda ja siis viimase kurv katsin ja lihtsalt lendas tagant sisse mulle. Ma arvan, et niimoodi küll ei tea, et lähme anname protesti praegu sisse. Ma arvan, see on üpris keht tunne, kui sa viimases kurvis pead raja kõrvale jääma. Jah. No aga nüüd finaal tuleb ju ees ja sa pead päris lõpust alustama, mis mõte sul praegu peas keerleb? Lihtsalt mööda sõitma kõigist. Parimalt kohalt alustas finaali eelfinaali võitja Remo Rahula. Remo eelfinaali võit Ermo Pihti ees 0,7 sekundiga. Räägi sõidust. Väga pingeline sõita, et napilt võitsin ikka. Tehnika liikus, kõik oli väga hea ja vedas tegelikult. Mehaanik oli ka väga hea ja kõik läks nii nagu peab. Kas võib öelda nii, et sul oli ikka asi kontrolli all? Vahepeal oli tegelikult, vahepeal jõudis ikka järgi ja päris pingeline oli. Aga jah, lõpuks oli ikka kõik läks väga hästi. Juba sõidu esimeses kurvis langes aga kokkupõrke tagajärjel võistlejate rivi lõppu teiselt kohalt alustanud Ermo Pihti. Räägi, mis seal esimeses kurvis siis juhtus? No Remo jäi mulle kinni ja esimõmpriga sõitis mulle tagukummi sisse õnnetusel. Ja tagajärjel ma lendasin välja liiva peale. Peale seda oli paar ringi väga libe ja sõita oli väga raske. Sealt rivi lõpus landis ega ette murda ja ega siis poodiumi kohast palju puudu jäänud? No ei jäänud jah, paar ringi oleks veel olnud, võib-olla oleks isegi jõudnud järgi ja mööda sõitnud. Vaatamata ebaõnnele suutis ta hea sõiduga tõusta lõpuks aga 4. kohale. Konkurentidelt sõitsid aga kaugele eest ära Remo Rahula ja Ralf Aron, kes oli vahepeal ka võistluste liider. Ralf, oli üks variant sul, kui sa esimeses kurvis pääsesid sõitu juhtima? Oli, aga kahjuks ei saanud alguses tempot üles ja siis, kui tempo üles saanud, oli juba liiga hilja. Siis oli Remo juba vahe sisse saanud. Finišijane ületas neist siiski esimesena Remo Rahula, 3. oli külalisvõistleja Venemaalt Jatšenko. No nii, esimeselt kohalt alustasid finaali ja seal muud vahendit ei ole, et kui võtad parima koha ära, aga esimene kurv oli päris tihe. Mis teil seal juhtus, kas sina ka saad sellest aru? Ja, esimeses kurvis ikka päris kõva mats käis nagu, see tagant sisse ja ise lendasin ka natuke välja. Aga lõpuks ikka ilusti minema. Vahepeal kukkusin 3. aga lõpuks mööda ikka.
läks hästi. Ega lõpus enam suuri probleeme ei olnud, et ega sa tagasi vaatama ei pidanud. Ma ikka natuke vaatasin, pinge närv oli sees. Keda sa kartsid, kes sealt oleks võinud järgi jõuda sulle üldse? Ralf teise koha peal. Ikka tuli järgi ikka lõpus, nagu jõudis järgi. Kas oli vaja kurvades katmisega ka tegeleda või? Viimasel kurvi küll, jah. Viimases kurvis küll. Katsin ikka igaks juhuks. Meistritiitli arvestuses tõusis Eesti meistrivõistluste liidriks nüüd Remo Rahula, kellele kaotab 6 punktiga Ralf Aron. 3. kohal on Jüri Vips, kuid Jatšenko ja Pihtje jäävad temast maha vaid 1 ja 3 punktiga. Selge tõestus, et just sellest juuniorklassist on käesoleval hooajal kujunenud Eesti meistrivõistluste nael. Ülekaalukalt kiiremaks klassiks oli Raplas KC2+, kus juba eelfinaalis sõitis Martin Rump välja uue absoluutse rajarekordi, milleks on 41,745. Tippkiiruseks tegi see 90 km tunnis. Rump võitiski kindlalt eelfinaali Mihkel Maltna ees. Finaaliski oli favoriidiks ja tempotegijaks just Martin Rump, kuid seekord ei lasknud Mihkel Malta tal kergelt eest ära pääseda. Vähe sellest, Malta suutis peagi Rumbist mööduda ja võitiski 6. etappi. Mihkel, kas võit oli sulle endale üllatusena? Jaa, täitsa üllatus oli, et ma ei osanud oodata seda. Istusid kenasti Martini tuules ja siis nägid, et Martin muutub äkki aeglasemaks või? Ma vaatasin, et ta tegi natuke vigu ja siis ma jõudsin järgi kogu aeg ja siis lõpuks on mööda. Järgmisel etapil kordad seda või? No loodame. Samal ajal kui meeskonna arvestuses tõuseb poodiumile Talvar Racingu võitja meeskond. Martin, mis seal siis juhtus siis selles kõige kiiremas klassis? Sõitsid ju tegelikult Rapla raja rekordi välja? Jah, tähendab tehnikasport ja vahest juhtub halbad asju. Summuti tuli mootori küljest lõdvaks ja jõud kadus ära, et ei olnud midagi teha. KC2+ klassis hoiab kindlat meistrivõistluste liidri kohta Mihkel Maltna ning 2 esimesel meistrivõistluste etapil kõrvale jäänud Martin Rump on teisel kohal, 3. on Juhan Maltna. Selle klassiga koos olid võistlusrajal ka Rotax Mastersi sõitjad. Eelmistel etappidel on seal ülemvõim olnud lätlaste käes. Erandiks ei olnud ka Rapla etapp, kus esikoha võitis Normund Stanevitš, teine oli seekord Priit Sei ja 3. Argo Tamm. Meistritiitli arvestuses on endiselt liidriks lätlane Andris Lembergs, kes Raplas oli sunnitud võistluse katkestama. Teine on Stanevitš ja 3. Tamm. Rakketklassis võitis selle hooaja esimese etapivõidu Ragnar Veerus, kes oli kiiremaks ka eelfinaalis. Ragnar, rakketklassi võit oli tegelikult ju päris ülekaalukult seda kätte. Kuidas sa ise oma sõidule kommentaari annaksid praegu? Ma olen väga rahul, kuna siiamaani pole keegi suutnud sel aastal raketis kelleltki eest ära sõita, nii et olen rahul. Mis siht siis tänavastel on sul Eesti meistrivõistlustel? No medal oli, aga nüüd võiks ikka kulla peale rohkem mõelda juba. Tema selja taga käis tuline heitlus 2 poodiumikoha eest Paul August Lääne ja Ilja Martin Udre ning Georg Kõssi vahel. 16 ringi kestnud finaalis sai lõpuks teise koha Udre, pedestali viimasele astmele tõusis Kõss ja 4. koha sai Lääne. Finaalis 3. koht ei ole ju paha, aga sul oli vahepeal ka teine koht käes juba. Mis siis juhtus? Oli hea, aga siis meil toimus tiimikaasadega väike kokkupõrge ja siis sai Ilja minema. No siis sa said täiesti veel korra mööda ja? Ja ühe korra veel, aga siis sain ma jälle tagasi kohe vaatada. Mis juhtus? Miks sina ei võid pärast mööda sõita enam? Ei tea, ei olnud võib-olla jaksa tema aastal. Talle vist see rada sobib ka ja. No aga järgmine kord on Aravetel, siis on juba sinu kord või? Ei, võiks küll. Eelfinaali tehniliste probleemide tõttu katkestanud Gabriel Dominic Sergo alustas finaali alles viimaselt kohalt, aga ületas finišijoone siiski 5. Selles võistlusklassis on seis pingeline ka üldarvestuses. Juhib endiselt Udre, kuid vaid 3 punktiga kaotab talle Veerus, kellele omakorda vaid 2 punktiga Lääne. Rotax TD2 klassis võitis eelfinaali Maarjo Vendla, kes edestas napilt 3 lätlast. Finaalis olid lätlased Vendla ülekavaldamiseks juba enne starti sõjaplaani valmis pannud ja peab ütlema, et see läks ka praktikas täide. Lõunanaabrid võtsid Raplas koguni kolmikvõidu.
Esimene oli Konstantin Tsalko, teine Harald Skarkaklis ja kolmas Martin Slapins. 4. koha sai sarja liider Georg Vann ning 5. tuli finišisse pettunud Maarja Vendla. Esimeselt kohalt alustasid finaalsõitu ja algus oli ju ilus. Algus oli jah, ma läksin suht enesekindlalt finaalile vastu, et võitma, aga mulle tundus, et Läti poistel oli juba eelnevalt kokku lepitud, kuidas must jagu saada ja neil see ka õnnestus kahjuks. Ja see, kuidas Tsalko sust mööda sõitis, see oli oma efektne kõrvalt vaadata? Ei, kindlasti jah, et mul kahjuks ei tekkinud võimalust tagasi rünnata, et see jääb päris kõvasti kripeldama praegu. Punktiarvestuses on endiselt meistrivõistluse liider 2 viimase aasta Eesti meister Georg Vann, talle järgnevad Raplas 6. jäänud Mario Haugas ja Mario Vendla. Mis võti on, et TD2 meie au ja uhkus kipub minema nüüd lätlaste kätte kodurajal? Isegi ei oska öelda, ütleme nii, et samas seal mõned vennad sõidavad kogu aeg Euroopas ja saavad asjaga kogu aeg tegeleda, et võib-olla see on pikemas perspektiivis nagu edu võti, ma arvan. Rotax Max-klassis suudeti eelfinaalis Aavo Talvarile taaskord survet avaldada ning hetkeks tõugati ta isegi esikohalt, kui liidriks tõusis sõidus Märten Metsaviir. Üsna kiiresti seati aga jõudude tegelik vahekord rajal paika ja kindlalt ületas esimesena finišijoone Aavo Talvar. Finaalis oli tema konkurentidel omavahel palju pusimist ja seetõttu sai Aavo hõlpsalt vahelt suurendada ja võttiski ülikindlalt etapi võidu. Eelfinaal oli sinu jaoks isegi natukene põnevam kui finaalsõite. Kindlasti põnevam, et esiteks oli meil kõvasti ka probleeme, aga saigi natukene rohkem võidu sõita, et finaaliks vahetasime kõik asjad ümber, et näha oli, et oli mootoriga probleem, et tunda, et ei töötanud hästi, aga finaalis oli äkki hästi. Siis ei olnud mingi probleem, ma vaatasin esimeses kurvis kavaldasid kõik poisid nii üle. Ma seda proovisin jah ja väga õnnestus väga hästi, et ise on väga rool. Teisena ületas finišijoone Kairo Kivi ning kolmas oli Märten Metsaviir. Eesti meistrivõistluste arvestes jätkub Aavo Talvari valitsemisaeg. Järgmisel etapil on tal endale võimalik juba Eesti meistritiitel lõplikult kindlustada. Teise kohal on Sten-Dorian Piirimägi ja kolmas Kairo Kivi. Rotax Minimax klassis jätkas võitude rida lätlane Mihhail Spudovskis, teise koha võttis aga seekord Karl Leesma ning kolmas oli taas lätlane Valter Sviedris. Punkti arvestuses jätkab liidrine Budovskis, teine on Sviedris ja kolmas Leesma. Mikro 60 klassi eelfinaali võitis Aleksandr Vilajev Premiluxi meeskonnast ja seda suuresti tänu 2 konkurendi Ira Sidorkova ja Karl-Kennet Neuhausi kokkupõrkele. Eelfinaalis nagu vahepeal ei vedanud, sul oli seal vahepeal väike kokkupõrge ja see läks nagu kehvasti ühes kuris või? Jah. Mis teil juhtus seal siis? No, pidin liiga kõvasti pidurdama ja siis lendasin välja. Finaali võitis Sidorkova napilt Steven Pärnasalu ees, kolmas oli Neuhaus. Viimaselt kohalt nüüd finaali alustada, mis tunne seal rivi lõpus oli, kui start algas? No natuke halb, aga vedas mulle, et ma sain ikkagi nendest mikrodest mööda. Pärnasalu sõitis finaalis välja selle klassi rajarekordi, mis on 49,501. Üldarvestuses on kindlaks liidriks Sidorkova, teine on Neuhaus ning kolmas Vilajev. Mikroklassis võitis finaali lätlane Gustav Malins, teine oli Kristjan Liigsaar ja kolmas Marko-Andreas Muru. Punktiarvestuses juhib Robin Särg, teine on lätlane Malins ja kolmas Liigsaar. Kõige noorematele kardisportlastele mõeldud kadetklassi finaali võitis aga kindlalt alles 6-aastane Christopher Reintam. Kas järgmisel etapil teed? Ka esikoha. Selle aastal võidad ära selle klassi? Tubli, nii teegi, aitäh sulle. Teisena lõpetas Raplas Andreas Aulik ja kolmas oli Paul Aron. Võistluste kiirem ring ja ühtlasi uus selle klassi rajarekord jäi aga Rimo Kadapiku nimele, kes kahjuks võistluse katkestas 7. ringil. Üldarvestuses on liidriks Reintam, kes edestab nüüd Kadapikku 75 punktiga, kolmas on Karl-Markus Sei. Milles siis nüüd hooaja lõpus veel need punktid seisavad, millele tuleb tähelepanu juhtida? No eeskätt sellele, et meie kontaktid välismaailmaga just naabritega tiheneks veel ja veel. Sellepärast, et pole ju saladus, et kui näiteks Vene sõitjad käivad siin, nüüd ka need mõned Soome sõitjad, ega see kohapealsetele kardijuhtidele nii väga ei meeldi.
et see on ikkagi seotud sellega, et tulevad inimesed siia, maksavad need osavõtutasud meile, sellega siis näiteks kas või Vene meistrivõistlustel osalejate arv jääb jälle vähemaks ja see on niisugune väikene äriküsimus ka. Ja võib-olla teine asi on see, et ega väga hea pilguga ei vaadata selle peale, et tullakse näiteks sõitma Baltikuma. Meie küll vaatame selle peale hoopis teisiti, väga tore, kui tulevad nii venelased, ukrainlased, valgevenelased, et see on ju hea, me tõstame konkurentsi, tõstame üldist taset. Rapla etapi sündmustest on kokkuvõttega Autolehe viimases numbris. Raha 24 Eesti meistrivõistluste 7. etapp toimub 24. ja 25. augustil Aravete